Mis häiris Musta Maasturi juhti, kui ta liikus remondis oleva hipodroomi ristmiku poole, on hetkel veel raske öelda. Igatahes võttis ta nõuks rünnata teist juhti. Ründaja auto lilutseb kleeps, mis tõestab, et mees on kodus taktikalise laskmisega ning omab relva. Õnneks see käiku ei läinud. Kui me räägime siis antud sotsiaalmeedias levivast videost, siis selle video põhjal on politsei alustanud menetlust avaliku korra rikkumise paragrahvi alusel. Näiteks tegutses liikluses vähem kui 10 aastat tagasi väga agressiivselt Urmas Einroos ja neid kordi, kus ta liiklusraevu eest kohtu all oli päris mitu. Selliseid juhtumeid lähiajaloost leiab veel. Miks inimesed selliselt käituvad? Aga inimestena me oleme ka erinevad. Et mõned inimesed on loomu poolest rohkem impulsiivsemad või agressiivsemad. Ja võib-olla siis liikluses, kus siis pinget on rohkem, liiklus ise on intensiivne, võib-olla mida oodatakse kuskile, et siis võib see kergemini välja lüüa. Aga agressiivsus üldjuhul ikkagi tähendab seda, et keegi takistab mind. Mul on mingid omad eesmärgid, aga nüüd on seal keegi teine, kes segab mul minu eesmärkide saavutamist. Ja mul on soov kuskile kiiremini kohale jõuda või keegi teeb midagi sellist, mida ma ei oodanud, et tehakse. Mida avatum ja vabama on liiklus, seda vähem ilmselt selliseid olukorda ette tuleb. Umbes tänavad liiklusummikud, valed manöövrid, see kõik ainult annab raevule hoogu juurde. Aga nii me võiksime ju küsida, et kas meil elus on olukord, et meil probleeme ei ole. Minu meelest elus eesmärgi probleemide lahendamises, aga inimestena me erineme ainult selle poolest, et kuidas me neid probleeme lahendame. Ehk et võib-olla selline mõte juurde, et ma mõistan, miks ma selliselt kipun käituma, mis mehhanismid seal taga tegelikult on. Ehk et tegelikult on ikkagi küsimus mitte nendes teistes inimestes ja teistes liiklejates, vaid ikkagi minus endas. Et mingi minu enda vajadus on rahuldamata. Liiklusraev ei ole ainult selline, kui üks juht läheb teisele juhile liiklussituatsioonis kallale. Liiklusraev võib olla ka selline, kui näiteks te viskate kiviga jalgratturit, lööte rullsuusatajat või ruisutajat jalaga või midagi sellist. Ja see ei ole menetletav kindlasti sellise paragrahvi nagu liikluseeskirja rikkumine all. Kui rääkida nüüd menetluslikus poolest, siis selliseid juhtumeid ei menetleta liiklusseaduse alusel rikkumisena, vaid need menetletakse kas siis avaliku korra raske rikkumisena või siis seal võivad olla ka kuriteo tunnused. Oleneb siis kõik nendest juhtumi asjaoludest. Ja siin on ikkagi olnud ka väga kurioosseid juhtumeid, mis on lõppenud väga traagilisel viisil liiklusraev. Statistika kohaselt on selliste olukordade hulk viimastel aastatel suurenenud. Eks põhjus peitub ka selles, et nendest antakse enam teade ja neid on võimalik videos fikseerida. Lihtsalt keerab ette mulle. Пиздец.